Aplaus nendele ja teile kõigile, kes te olite laulurevolutsiooni kangelased. Aga sa tahad ennem midagi öelda? Tere, kallid kuulajad, mina olen siis Andres Ergma, Eesti Pensionäride Liidu juhatuse esimees. Ma tahtsin lisada härra Trei sissejuhatavale videoklipile seda, et Eesti Pensionäride Liit otsustas tänavu aasta anda välja tänumedalid nendele inimestele, kes 80ndate lõpus ja 90ndatel osalesid nendes poliitilistes protsessides, mis viisid lõpuks Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamiseni ja Eesti Pensionäride Liit andiski välja medali, ka meeles pidades neid, kes järgneva 30 aasta jooksul oma pühendumisega Eesti arengule olid tublid ja aktiivsed ühiskonnaliikmed. Nii et praegu me siis ühe medalisaaja medali anname teile vaatamiseks koha peale, andke siis edasi üksteisele ja siis me loodame ikkagi pärast ka seda medalit veel näha. Aga nagu öeldakse, küllalt praegu momendil kaldume minekust tänapäeva, tahaks teile rääkida natukene sellest, mis Eesti Pensionäride Liidu praeguses tegevuses käsil on. Kõigepealt ma ei tea, kas te teate, et tänavu aasta algas pensionisüsteemi ümberkorraldamine, see tähendab seda, et kindlustusosakute kõrval tuleb nüüd arvesse ka staažiosak. Ma ei tea,
kas teie kindlustusosakuid kasutasite pensionile minekul, pensioni moodustamisel või mitte. Kindlustusosak tähendab seda, et iga inimene sai oma töötasu eest ühe kindlustusosaku juhul, kui tema töötasu oli võrdne Eesti keskmise palgaga, siis ta sai kindlustusosaku suuruseks 1, mis tähendas tol ajal kuskil 35-40 eurot pensionile. Nii et sellest aastast hakkab see üleminek, kus kindlustusosak vahetatakse üle staažiosakuks. Ja see üleminek toimub kuni aastani 2037, siis on kõik esimese pensionisamba pensionärid saavad siis oma pensioni staažiosaku järele. Mis ma veel tahaks öelda, käesoleval ajal toimub siis heaolu arengukava koostamine aastateks 2023 kuni 2030 ja selles arengukavas üks osa on ka pensionid. Eesti Pensionäride Ühenduste Liit kalkuleeris, et mis tuleks meie pensionäridel kasulikum, tähendab tulevastel pensionäridel, et kas lähtuda asendusmäärast, see tähendab, mis on asendusmäär? Asendusmäär on protsent netopalgast teie viimasel tööaastal. Ja leidsime, et siiski Eestis on palgad äärmiselt ebavõrdsed ja leidsime seda, et parem oleks see, kui me seoks selle pensioni suuruse keskmise palgaga, et seoks keskmise pensioni suuruse keskmise palgaga ja meie ettepanek on siis Sotsiaalministeeriumile, mida me tegime, et 40 staažiaasta puhul oleks keskmine palk 50% keskmisest palgast. Viia see üle praegustesse tingimustesse, oleks see siis kuskil keskmine pension võiks olla siis kuskil 750 eurot, praegune aga teatavasti on ta tegelikult 552, nii et selles mõttes suurusvahe on täiesti päris suur. Et see oli siis meie ettepanek tuleviku pensioniks. Ja praegu toimub ka veel pensionireformi selles osas, mis on soodustingimustel ja vanaduspensionite ja väljateenitud aastate pensionite reformimine. See tähendab seda, et soovitakse need väljateenitud aastate ja soodustingimustele pensionile mineku võimalused, kuidas öeldakse nüüd pehmemalt öeldes, leida võimalusi nende lõpetamiseks. Ja siis on siin, ministeerium oli siin 2 ettepanekut, üks variant oli see, et teha nii, nagu oli nende puudega inimeste töövõime reformi puhul, et mingisugused ametnikud hakkavad hindama, kuidas see töövõime siis, ütleme, politseinikul, kes on 25 aastat politseis töötanud ja on 50 aastat täis saanud, et missugune töövõime tema politseitöö edasi võiks olla. Ja nagu me teame, siis töövõime reform läks väga konarlikult ja nii palju oli neid vaideid, ma ise aitasin paaril inimesel vaide teha, siis osa neid vaidlusi ja kaebusi on veel ikka kohtus arutlusel ja käsitlusel. Nii et meie ettepanek oli niimoodi, et sooduspensioneid määratakse kuni 2036. aasta lõpuni. See tähendab seda, et need, kes praegu on politseinikud või tuletõrjujad või sõjaväelased, saaks siis korjata omale kokku vähemalt pool staaži. Et meie arvamus on see, et see oleks nagu selgem kui see teine variant, kus hakatakse töövõimet kindlaks tegema. Ma mäletan, selle puudega inimeste töövõime juures oli seal
umbes niisugused ankeedid, et kas te käite iga päev poes ja kas te teete süüa ja kas te teete ühte, teist või kolmandat, ja siis lõpuks mingi ametnik otsustas, et kas oled piisavalt terve, et sul puu ära võtta või suunan sind edasi arstliku komisjoni. Meie arvates see meie pakutud variant nende väljateenitud aastate ja siis soodustingimustel pensionile mineku kohta, et see on nagu selgem ja parem, et kui seda tehakse, seda põhjendatakse sellega, et paljudes riikides on juba Euroopa Liidus need niisugused pensionisüsteemid likvideeritud ja meil oleks ka viimane aeg niisugune süsteem likvideerida. Ma ei kujuta ausalt öeldes ette küll muidugi, eks ole, et kuidas see 35-aastane baleriin läheb kauplusse müüjaks. Põhimõtteliselt ta võiks ju minna, aga ma arvan, et ta jalad ei pea seal püsti olles eriti vastu. Et nagu selles mõttes ma hästi ei usu sellesse, et kas nendest inimestest saab peale selle 50 aasta tähtaja lõppu mingisugune täiendav tööjõud, aga võib-olla mõnest inimesest tõesti saab ja ongi niisuguse tugeva tervisega ja töötabki edasi kuni 70-ni, nii et ega siin ei saa öelda, et ei. Võib olla, et mõned inimesed töötavad pikalt, nagu nüüd öeldakse, et praegune 70 on omaaegne 50, nii et eks ole, kallid daamid, härrad. Nüüd pidage seda meeles, et kui te olete 70, siis see tähendab seda, et see oleks nagu vanasti 50. Nii et igal juhul jõudu ja edu teile. Ja loodan, et nagu kui on vaja, siis ka reageerite meie mõningatele ettepanekutele, kas osaleda kuskil petitsioonis või avaldada muul moel oma arvamust, eks ole, sellepärast, et see heaolu arengukava, see on praegu töös ja kuidas valitsus ja Sotsiaalministeerium seda meie ettepanekut käsitavad, seda me veel ei tea, nii et võib-olla oleks vaja meil veel seista nende ettepanekute eest. Aga igal juhul tänan teid. Aitüma. Tere päevast, daamid ja härrad. Kõigepealt korralduslikult me oleme teist korda sel sügisel siin aulas koos, aga pean märkima, et igakordseks kogunemiseks loa annab Tehnikaülikooli kriisikomisjon vastavalt sellele, kuidas need numbrid on ja võimalused ja maskide kandmine, vaktsineerimine, mis peab meil olema tagatud. Ma näen järjekordselt, eelmine kord juba tänasime teid distsipliini eest, ukse peal näitate. Ja tulenevalt sellest, et peame igakordselt luba taotlema, me ei saa pikaajalist programmi, tunniplaani teha. Praegu on teada, et meil on luba 2 nädala pärast aulat kasutada, siis on päästeteenistuse küsimused meil siin tutvustamisel. Tahame kindlasti siia seoses selle hullu viirusega kutsuda spetsialisti ja Eesti juhtivaid spetsialiste, vaatame, kuidas see meil õnnestub. Juba kevadel oli vastavad mõtted, plaanid isikutega räägitud, nii et loodame parimat ja inglise keel ka nüüd loengute kõrval käivitub. Laupäeval on esimene kella 10 siin samas majas, majandusteaduskonna hoones, teiselt poolt sissepääs, 214 ruum, informatsioon on koduleheküljel. Inglise keele tarbeks on meil isegi pikemaajaliselt pakutud auditooriumide kasutamist, aga elame, näeme ja loodame parimat muidugi. Nüüd aga tänase teema juurde. On väga meeldiv tõdeda, et härra Jüri Trei oli valmistanud ette siin sellise sümpaatse, emotsionaalse filmiklipi. Ma usun, et me kõik nägime seal iseendid, sest ma olen kindel, et 30 aastat tagasi kõik need aulas siin täna viibijad olime Balti ketis, lauluväljakul
julgemad ka internatside vastasel demonstratsioonil. Nii et see peaks täna sellest ettekandest ka meile meenuma. Ja mis ma enda poolt tahan öelda, et kurb on olnud nende aastate jooksul, et seda kellaaega 23.04 näidatakse söögi alla ja söögi peale, vähemalt augustis, aga miks ei ole märgatud neid inimesi, kes siin täna saalis on, neid tuhandeid inimesi, kes Eestimaa valdades, linnades elasid tol ajal ja tegutsesid ja andsid oma panuse, et me tulime veretult iseseisvuse taastamise protsessis välja. See on enneolematu saavutus, kas või võrreldes meie lähinaabritega, lätlastega, leedulastega, ja sellepärast on minu arvates suurepärane, et Eesti Pensionäride Ühenduste Liit selle aasta suvel väga kiirelt tegutses ja otsustas välja anda 300 umbes suurusjärgus medalit, mis siin üks käib nüüd ringi, keda on siis maakondlikud organisatsioonid esitanud selle medali kandidaatidena. Aga ma olen kindel, et siin on palju neid inimesi, kes seda vääriksid, ja eks siin on järelemõtlemise ainest meie juhatusele, mida ja kuidas edasi teha. Igal juhul selline suur algatus on tehtud Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu poolt, et väärtustada neid inimesi, kes andsid oma panuse sellesse veretusse protsessi, selle ettevalmistamisse. Kõik oli ju tegevust pikalt ennem ja ei hakka ma siin teist loengut pidama, selleks ongi meil siin hea sõber Jüri Trei kutsutud, keda te tunnete, Välisministeeriumi nõunik, nii et ütlen ainult enda poolt juurde, tal on tohutu palju sellist informatsiooni, mida praktiliselt Eestis ei tea teised ja selle protsessiga seonduvalt, nii et täna ta ehk pisku avab meile ukse selle info valdkonda. Nii, ole hea. Aitäh! Ja selle 5 minuti jooksul, mida Tõnis Mägi laulis Koitu, mida me kõik oleme ju laulupidudel, nii meeskoorid kui segakoorid ühendkoorina laulnud kaasa. Ja ma lihtsalt tahan teile öelda, et tänagi, et tundsite, et sipelgad hakkasid jooksma selja peal. Ja ma olen tihti öelnud, et mul on 3 või 4 korda elus olnud, et kui Estonias sai lauldud ja iga kord, kui Georg Ots roomas lavale ja meie siis 2 pool ja meie vahel roomas, siis mul hakkasid sipelgad jooksma, kui ta laulis Rigolettos, et andke tagasi mu tütar. Kui Kuusik roomas, mul ei olnud seda tunnet, et see näitab ka, et kuidas keegi oma rolli läheb ja teeb. Ja teine oli, kui Leili Tammel laulis Kuldar Singi surma- ja sünnilaule. Et see oli ka niisugune moment, kus said aru, et tegu on helilooja ja interpreedi niisuguse ühissaavutusega. Ja laulurevolutsiooni kõrval kindlasti ka, kui me tegime Peterburis Neeme Järviga 2001 aastal, ma olin siis Peterburis konsul, ja Neeme Järvi tuli üle 26-aastase vaheaja uuesti dirigeerima, tõenäoliselt ta tahtis oma kaardi peale saada uuesti Peterburi, kus ta õppis ju dirigeerimist. Ja kontserdi lõpul läksime kohvi jooma ja ma ütlesin talle, et meil on niisugune programm siin, et eestlased Peterburis, selle raames otsime eestlaste haudu, kuulsate eestlaste, korrastame neid, teeme kontserte ja hakkame taastama Peterburi Hurda Jaani kirikut ja et tema, kui ta järgmine kord tuleb, et
võtku kindlasti programmi mõni Eesti helilooja teos, kes on Peterburi koolkonna mees. Aga me teame, et 100% ongi ainult Peterburi koolkonna mehed, kes meie professionaalse muusikahariduse lõid. Ja et kui isegi Vene pool ei ole nõus, et võtku lisapalana näiteks Elleri Kodumaine viis. Aga selle jutuajamise juures oli Peterburi filharmoonia direktor ja sel hetkel, kujutate ette, 2001 aastal, et tuli meil see idee, et teeme Tobiase Joonase lähetamise Peterburis, mille Eesti Televisioon ka üle kandis ja mis on nüüd meie arhiivides olemas. Ja kuna Peterburi andis, see on ju väga kallis projekt, me oleme ju vaesed, aga Peterburi selle jutuajamise juures ütles, et ta annab Neeme Järvile oma maailmakuulsa orkestri ja et minu siis kohuseks jäi leida need 3 koori ja solistid. Ja nii me kokku leppisime ja te ei usu, 2001. aastal me panime paika Peterburg 300 juubel, 2003 11. mai ja see toimus. Ja see oli ka see moment, kui need koorid suures kontsertsaalis Tobias tegid ja see, kui kõik korraga orkester, koorid, tutti panid sanktust, siis oli ka niisugune tunne, et tõused lakke. Pärast Neeme naeris ütles, et Jüri, et nii hästi pole see kunagi kõlanud. Mis tähendab professionaalsus. Need on niisugused lihtsalt põiked sellest, mis toimub ja kui palju, ütleme, kultuuriliin, sellest võib palju rääkida, on aidanud meid Eestit tutvustada, Eesti riiki, Eesti rahvast, Eesti diplomaadid on tänu sellele saanud väga palju ära teha ja väga palju uksi on avanenud maailmas. Kuigi see vasturääkivus on milles, ma mäletan, et kui seda kultuuriliini ma väga jõuliselt ajasin, et Eestis on ju ka palju neid, kes on kadedad ja ka rünnati, et miks ma selle kultuuriga tegelen, ma ütlesin, et läbi kultuuri me saamegi Eestit tutvustada. Nüüd seda räägitakse kõigile noortele diplomaatidele, et kui üldse Eesti tahab midagi saavutada, siis läbi kultuuri. Aga tollal oli see niisugune rünnaku objekt, et ei ole vaja kultuuriga tegeleda, et tuleb poliitikaga tegeleda, aga väike riik, saate ise aru, et siin tuleb targalt ja kavalalt tegutseda. Ja nüüd ongi, kui me räägime tänasest päevast, ma siin jätsin, paljundasin teile Eesti diplomaatilised suhted, 100 me tähistame sel aastal need kahepoolseid suhteid de jure. De facto oli mõned aastad, ütleme, varem, aga de jure 100. Ja nüüd need on kõik omavahel seotud, kui me räägime 33 aastat laulvat revolutsiooni ja 30 aastat taasiseseisvumist. Mul tuleb meelde, et suvel me audasustasime meie laulva, nii nagu siin pensionäride ühendused, laulva revolutsiooni kangelasi Heinz Valgule andsime Toompeal lipupäeval lipu heiskamisel üle Eesti lippu. Enne seda sai Tõnismägi, Ivo Linna, et need, nagu öeldakse, seal oli mõte, et kas laulva revolutsiooni kangelane või laulva revolutsiooni sangar, nagu Ivo laulis. Ja nii me sinna lippude peale panimegi need, mis nende koduhoovides lehvivad. Ja üks mõte veel, ennem kui ma siin ühte teist teile loen, teie mäletate
kui Valdo Pant, kellega mul oli au töötada Eesti Televisioonis, tegi saadet 25 aastat tagasi, kui kogu Eestimaa oli naelutatud televiisori ekraanide külge. Et annaks Jumal, et praegu leiduks Valdo Pandi taoline mees või naine, kes suudaks teha võib-olla midagi analoogilist täna 30 aastat tagasi. Et rääkida lahti, nii nagu siin Sulev Mältsamees mainis, et need kangelased, et praegu on väga tihti, võetakse kitsalt ühte või teist liini ja see on eraldi jutt ja piinlik jutt. Mulle meeldib see Made ütlus, et kui omavahel mindi vaidlema ja te mäletate, lehtedes olid suured pealkirjad, omavahel vaidlesid Eesti komitee ja seal oli pandud, et Eesti komitee oli Eesti vabaduse vedur ja siis 2 päeva hiljem Made kirjutas suure pealkirjaga lehtedes mitte vedur, vaid pidur. Et niisugune naljanumber käis, aga miks me sellest räägime? Piinlik on ta selles suhtes, et meeskonnatööna ilma vereta tuli Eestile see vabadus ja upitada ennast ja rääkida, et kes oli kõvem eestlane või kes oli suurem tegija, see on küllaltki piinlik kuulata. Ja miks? Sellepärast, et meie ise olime selle revolutsiooni sees ja praegu, kui vaatad neid erinevaid raamatuid, mis on välja antud, näitusi, mis on tehtud, et siis jääd muuseumites muide ka, et siis jääd mõtlema, et mul tuleb meelde see Žukovi ütlus peale teist maailmasõda, et не узнаю историю, et ma ei tunne ajalugu. Et praegu on natuke ka läinud niimoodi, et kellel on raha rohkem, need annavad raamatuid välja ja kirjutavad oma lugu. Paljud targad mehed, ajaloolased ütlevad, et see peab settima, et võib-olla 50 aasta pärast või 25 aasta pärast, et tulevad niisugused neutraalsed, kes uurivad ja kirjutavad siis nagu natuke ausamalt seda ajalugu. Aga meie, kes me mäletame seda, et kui ma vaatan, nii nagu on muuseumites või näitustel või filmides ka, miks ma teile seda räägin praegu, et ma ise osalesin loomeliitude pleenumil 1.–2. aprill 1988. 2 nädalat hiljem Rahvarinde loomine Kultuuriministeeriumis, kus ma tollal töötasin, lõime Rahvarinde grupi ja mul oli au juhtida seda. Sügisel, nagu te mäletate, oli Rahvarinde esimene kongress Linnahallis ja nii edasi. Ja kui nüüd kui oli laulva revolutsiooni 10. aastapäev ja kui ma hakkasin otsima, et teha kronoloogiat, siis mul vajus suu lahti, sest ma vaatasin, seda kronoloogiat ei ole. Et iga erakond või iga tegelane on kirjutanud mingi oma kronoloogia. Ühes on nagu rohkem seda Rahvarinde liini, teises on Eesti, ütleme, komitee ja see liin. Loomeliinid on tavaliselt välja unustatud, neid üldse ei räägita nendest, nagu poleks olnudki, kuigi me teame, et loomeliidud ju 1.–2. aprilliga tegid selle, ütleme, esimese ärkamise, millest ma eraldi teile natuke räägin ka, et mis tegelikult juhtus. Ja ma pean seda sellepärast rääkima,
nüüd on juba manalas akadeemik Vedermaa, akadeemik Raukas, kes tihti mulle ütlesid, et Jüri, et kui sa neid asju kirja ei pane, me sulle tere ka ei ütle, aga me saame aru, et teatud asju praegu ei tohi ja ei saa rääkida, sest sul tuleb sellest suur jama. Ja akadeemik Vedermaa tõi oma memuaarid, ütles, et Jüri, et kirjuta need kohad lõpuni. Need olid seotud, meenutame koos, need olid seotud president Meriga. Akadeemik Vedermaa oli, nagu te mäletate, president Meri kantselei ülem ja mina sel hetkel oli riigi protokoll ja ma pidin katma siis oma meeskonnaga presidenti, Riigikogu esimeest, peaministrit ja muidugi ka oma välisministrit. Ja seesama, kas või üks sadadest lugudest, et me teame, et siin Nugis lööb haamriga, see otsus tuleb ja kahtlemata Nugis tegi suurepärast tööd ja mehetööd. Aga nii nagu ikka, et eks inimesed muutuvad oma kõrgete kohtade peal ja tõenäoliselt midagi pidi nende vahelt läbi jooksma nii Lennart Meri, Laari kui Nugise vahel, et pool naljatoonis ma olen alati öelnud ja selle peale Veidermaa ütleski, et Jüri, et pane kirja see, et kui ma presidendi käsul läksin kas peaministri juurde või Nugise juurde, siis vahel sai palju nalja seal, sellepärast et presidendi soov oli üks, aga ma olin algul nii loll, rumal. Ma läksin ausalt, ütlesin, et president, siis see lasti kohe põhja täie auruga, mis tähendab president tahtis, ei saa. Ja selleks, et Jüri udu ei aja, võtke lahti Veidermaa raamat, mis ta enne surma välja andis seal, siis ta kirjeldab neid mõningaid situatsioone, et Jüri tuli Toompealt valitsuse istungilt ja president seisab seal oma kabinetis, akadeemik Veidermaa ka seal ja mina ütlen, et kahjuks härra president, valitsus ei toeta. Ja siis Lennart seisab seal akna juures, te teate, et ta oli ahelsuitsetaja, tõmbab oma sigaretti seal ja puhub seal. Ja siis vaata, Jüri, mine palun nüüd sinna Toompeale tagasi ja ütle sellele Laarile, peaministrile, ütle talle, me teeme selle asja ära nii kui nii, kas või värska veega, nii ütlegi talle. Ja võt niisugusi naljalugusi võib tuhandeid rääkida sellest ajast, ja nendest suhetest ka nende meie esimeste meeste vahel, mis kahtlemata kõik olid meil ju ka laulva revolutsiooni kangelased. Aga nüüd võib-olla, et aru saada, mis toimus ja kuidas ajaloost meil on palju õppida, et kui me praegu tähistame seda 100 aastat Eesti diplomaatilisi suhteid ja ka 30 aastat tagasi, et need omavahel kattuvad ja siin on väga palju niisugust ka tulevikus lahti mõtlemist, et meie, ütleme, diplomaadid, meie välisdelegatsioon, kui 100 aastat tagasi Maapäev otsustas, et kiiresti luua välisdelegatsioon ja saata nad kiiresti Eestile tunnustust hankima läbi Peterburi algul Poska, siis Tõnisson, Laidoner, Seljamaa ja pärast juba Tõnisson, kui suunati Rootsi, kus tehti siis vastav esindus, sealt edasi Pariisi, Londoni ja nii edasi, meie diplomaadid läksid ja täpselt kõik
see kordus nüüd, laulurevolutsiooni ajal. Ma tuletan meelde, et president, et sel hetkel mitte president, aga Lennart Meri, eks ole, kes Eesti, ütleme, need info- ja pressikeskused. See on eraldi pikk lugu, ma uurisin nii siin meie oma Välisministeeriumi arhiivis, mis tollal, ütleme, seda arhiivi väga ei kogutud, et see osa asju on juhuslik, aga mul on meeles, kuna ma tollal Kultuuriministeeriumis töötasin ja ma tuletasin meelde lihtsalt mina olin muusika-teatriosakonda juhatasin, aga meie välisosakonda juhatas siis Madis Järv, kes nüüd nädal tagasi siis pidulikult 78-aastaselt pensionile saadeti Kultuuriministeeriumist, 33 aastat töötanud seal. Et tegelikult, kuidas me taas hakkasime looma siis Eestile seda välissuhtlust. Ja see on huvitav selles mõttes, et teil kõigil tuleb meelde ja seda iga päev korrutatakse, ka ajaloolased räägivad, ja et tollal siis see Gorbatšovi et Gorbatšovi paati ei tohi kõigutada. Nii ameeriklased, rootslased, soomlased, kõik, et ei, et ärge jamage seal Eestis, et te keerate selle paadi kummuli. Aga seal oli üks kaval nipp, kui ma kiiresti neid memosi vaatasin ja tuletasin meelde oma seda lugu, kuidas meie neid välissuhtlust lõime, kuigi kõik käis veel läbi Moskva. Valitsus põhimõtteliselt, nende riikide valitsused ei julenud tõesti isegi piiksu teha, et mingi Eesti või Läti või Leedu või et aidata. Aga nii nagu meil on siin praegu parlamendi juures need igasugused toetusgrupid, nii samamoodi uuriti kähku, et on Nõukogude Liiduga oli tollal siis niisugused alla kirjutatud lepingud, kus oli see infovahetus, kultuurivahetus ja nii edasi. Ja kujutate ette nüüd selle nipiga, siis saadigi peale see rahastusliin ka, et nii Taani, Rootsi, Soome, et lepingus on ju kirjas, et võib neid kontakte pidada, aga sel hetkel meie olime ju veel Eesti NSV. Nii et nagu selles liinis otsiti seda nagu pääsu ja lähenemist, et kuidas Eestit aidata. Ja me teame neid nimesi, ma mõtlesin siin, et ma loen teile ette, aga ma võin ka peast rääkida teile, aga ütleme need samad, kui need infokeskused loodi, et nende info- ja kultuurikeskuste põhjal siis hiljem sündisidki taas meie diplomaatilised keskused ehk tugipunktid. Võtame siin, Kulle on meil, Raig on Soome peal oli, kui ettepanek, kui Lennart Meri helistas, ütles Kulle, et hakka tegelema seal. Ja Kulle hakkas. Ja Kulle võib siin teil mitu loengut pidada, kuidas käis rahastamine, kuidas nad käisid raha otsimas, sest Lennarti telefonikõned olid need 100 kõned, mida Lennart tegi üle maailma Helsingis olles. Ja need tuli ju kinni maksta. Aga kust sa raha võtad? Aga miks ma teile seda räägin? Seoses sellega on üks väga naljakas juhus, et kui Lennart Meri otsustas teha oma talgut, mäletate seal Viimsis, kui ta oma maja ehitas, siis ta helistas, ütles Jüri, et järsku sa võtad need diplomaatilise korpuse
esindajad, suursaadikud, et las nad tulevad ka appi, aga et teeme talgud, nagu eestlased ikka teevad, eks ole, olid sõnnikuveotalgud ja heinatalgud ja läbi sajandite, et teeme talgud, aga muretse sinna mõned supikatlad, kuna ma vastutasin ju tollal protokollis ka nii suviste kui talviste paraadide eest, Kaitseliit ja see, et siis ma leppisin kokku, Lennart muidugi maksis need produktid kinni, aga Kaitseliit tuli, tegi suppi ja eruohvitseride kogu, Eesti need mõningad isamaalised ühendused, diplomaatiline korpus ja tegime seal kadakate all siis neid talgutöid, istutasime puid ja nii edasi ja seal, kes on teist käinud seal saare tipus, poolsaare tipus, et seal on need Nõukogude piirivalve kaevikud veel. Aga need olid igasugust jama, prahti ja padruneid täis, nii et me ohvitseridena korjasime ka sealt siis seda muud prahti. Ja kui me kadakate all suppi sõime, need fotod on mul isegi olemas, oleme pikali, need ühekordsed kausid on ees, siis korraga Lennart Meri hakkas rääkima just selle kultuurisuhtlusest ja ma tegin võib-olla mitte kõige kenama märkuse presidendile. Ma ütlesin, härra president, see kõik on kena, mis te räägite, aga te olete unustanud ühe inimese, kelle juures te aastaid elasite ja kes teid toitis ja majutas ja seal ka teised, kõik Eesti tuntud tegelased, Neeme Järvi ja Eerik Lass ja Baskin oma vanalinna stuudioga ja meie poisid, Lõvi vist oli jalgpallimeeskond, kes oli jäetud kuivale kuskil, keegi oli nende rahad ära tõmmanud ja siis Helsingis see mees, ta nimi Veli Klami, et tema siis toitlustas tegi ja hoolitses, et nad tagasi saaks koju ja tollal siis kapten Piht tõi nad siis ilma rahata kõik ära, need eestlased, kes olid seal lolliks tehtud või mingid muud jamad või kes läbi Soome tulid Ameerikast või kuskilt tagasi, raha polnud. Et see kõik oli, see oli laulurevolutsiooni aeg, eks ole. Ja president vihastas selle minu lause peale, et te olete unustanud ja ta ütles, et millest sa räägid ja ma sain kohe aru ja ma ütlesin kähku, et ei, härra president, et me ei pea sel teemal jätkama, et ma lihtsalt juhtisin tähelepanu ja nii see sel hetkel jäi. 2 nädalat hiljem president uuesti helistab, ütleb, et Jüri, et teeme jälle talgud, et katsus need tippkorpus saada ja kõik olid jälle, katlad olid, supp oli ja kõik kordus ja mingil hetkel president siis luristab oma suppi ja korraga pilk langeb minu peale ja ta hüüab, et Jüri, et kas sul telefon on? Mul oli ministeeriumi valvetelefon taskus, aga ma valetasin talle, et mul ei ole seda telefoni, sest ta ühe korra võttis selle telefoni, tegi tunniajase kõne Ameerikasse, minister ja kantsler kutsusid mu välja, ütlesid, mis kuradi kõne see on, sa tead, et meil raha ei ole ja et sinu palgast me hakkame nüüd kinni pidama. Ja selle tõttu, et ega ma ei teadnud ju, miks ta küsib telefoni, ma valetasin, et ei ole, ise mõtlesin hirmuga, et kui kurat nüüd helisema hakkab taskus, siis on jama. Ja siis president vaatas, hüüdis, et kellel on? Ja siis Eva Lille, mäletate, Soome saatkonna eestlanna, Soome saatkonna pressiataše, tema siis ütles, et tal on. Ja Lennart siis võttis telefoni, helistas ja meie kuuldes siis ütles, et oma siis sekretärile Kadriorus, pange kirja Veli Klami ordenile, pärast täpsustan ja pani toru ära. Et niimoodi siis Veli Klami sai ordeni selle eest, et ta aastaid siis meie Lennart Meri, meie riigitegelasi, kultuuritegelasi toitis, hoidis, kattis ja nende hullumeelseid telefoniarveid aitas kinni maksta, mis siis Ameerika ja kurat teab Saksamaa ja Inglismaaga ja Prantsusmaaga olid.
Et te lihtsalt teate, et niisugusi nüansse on palju. Ja vot nüüd ongi see, et president Meri nagu targa mehena tundes meie ajalugu, võttiski selle, et see Eesti Instituut lükkas siis oma, nagu öeldakse, siirded siis nendesse lähiriikidesse ja ka edasi Saksamaale, Prantsusmaale, Inglismaale ja niimoodi need meie keskused sündisid. Nii et kui 1991 oli putš Moskvas ja siin kõlas see haamrilöök, siis ütleme kiiresti, nagu kui te vaatate seda kronoloogiat, siis need Eesti, Läti, Leedu välisministrid, riigitegelased kohtusid nende teiste riikide siis juhtkondadega ja kiiresti hakati avama siis neid, Eestile anti võimalus oma neid keskusi luua ja avada. Selles suhtes, ütleme, see tegevus kordus nagu kui 1900, ütleme, 18, 19, 20 otsisime siis neid sidemeid läänest, siis nüüd algas peale Moskvast, kus meie siis valitud saadikud eesotsas siis Vaino Väljase, Rüütli, Lippmaa ja paljude teiste siis tegelastega selgitasid seda olukorda Moskvas ja kus siis mingil hetkel, nagu te teate, õnnestus siis hukka mõista see Molotov-Ribbentropi pakt, eks ole, ja paralleelselt siis liigutada neid malendeid nii Moskva liinis, kus siis Vene demokraadid tulid meile appi, Sobtšak, Jeltsin ja nii edasi. Et tegelikult niimoodi liikudes me jõudsimegi siis selle, nagu öeldakse, 91. aastani ja mõned aastad hiljem, mis on täiesti eraldi lugu, 94. aastal siis Vene vägede väljaviimiseni ja siis, kui see otsus oli ka tehtud, siis jäeti ju Raul Mälk veel Moskvasse, et kokku leppida ja hiljem juba allkirjastada ka see aasta hiljem Paldiski tuumaobjekti väljaviimine, kus siis meie olime aktiivselt seotud nende tseremooniatega, mis on jälle eraldi naljalood, mis tegelikult juhtus selle laulva revolutsiooni, ütleme, käigus ja nüüd selle taasiseseisvumise siis nendel päevadel, tundidel. Nüüd, kui me vaatame veel seda kultuuriliini, siis üks jälle huvitav moment on, mida teil oleks hea teada, aga mida, kui ma vahel loen nende noorte ajakirjanike ja nende lugusi, et jah, et eks meie häda on selles, et väga tihti kodutöö on tegemata. Kodutöö on tegemata ja selle tõttu kirjutatakse päris pikka ja rumalat jama kokku. Või ei teata neid taustasi ja siis võetakse, me kadunud nüüd aasta tagasi Jaan Rääts lahkus ja enne seda siis Heino Tamberg ja nii edasi, et kui me omavahel siin sünnipäevadel või rääkisime neid lugusid, et kahju on, kui võetakse kontekstist välja, näiteks mõni läheb
võtab Heliloojate Liidu või Kirjanike Liidu või ütleme arhiividest kuskil välja mingi protokolli ja selle järgi hakkab siis nagu oma lugu kirjutama. See on ohtlik tee, teate miks pärast? Need, kes tollal olid, need teavad. Aga sellest ei saanud rääkida. Ka nüüd praegu tihti mõeldakse, et kui ja mis ulatuses rääkida. Et Jaan Rääts seal Heliloojate Liidu protokollis, seal on mingi niisugune punkt. See punkt on sellepärast, et päästa need heliloojad või need muusikateadlased. Need ise kurat ei teadnudki, et niisugune asi kiiresti tehti, sellepärast, et muidu oleks järgnenud väga räiged sammud, aga kiiresti vorbiti valmis otsus, et ütleme, et temaga on vesteldud ja ta on noomituse saanud. Nüüd, mis puudutab noomitusse, ma ei tea, kui paljud teist on üliõpilas malevas käinud, aga see on ka seotud selle nagu ajaga, sest ütleme, need, kes seda laulate revolutsiooni tegid, et esirinnas oli ju just see meie intelligents, loomeliidud, meie, ütleme, kõrgharidusega, ütleme, kunagi malevas olnud, kes hiljem said ministriteks, presidentideks, jumal teab kelleks, eks ole. Et oli niisugune juhus kunagi, kui tudengid otsustasid, te teate ise, üliõpilaste naljad, ja neid muidugi kardeti igasuguseid tudengite kokkutulekuid ja paljud parteitegelased võtsid sellel ajal puhkused, nad uurisid, millal on maleva kokkutulek ja kogu parteilaste ladvik oli puhkama läinud, sest teate, et kurat, mingi jama sealt tuleb ja siis võivad kohalt lennata, aga kui asetäitjad on, siis need las lendavad, et nemad on puhkusel, nemad ei tea midagi. Ja seal juhtus niimoodi, et Viljandis siis need tudengid otsustasid veteranide päeva teha, laupäevane päev. Ja kuna meid õpetati kõiki neid tuhandeid tudengeid, õpetati, kuidas teha see lahas või käsi panna või et siis, ja pindet oli ju palju, siis tudengineiud tegid kõigile siis ilusad mõned kargud kuskilt laenati ja mööda seda Viljandi peatänavat kogu see kuradi killavor tuli siis. Need 3-4 malevarühma, üliõpilasrühma, et veteranide päev. Tollal, nagu te mäletate, neid invaliidi kärus oli vähe, aga isegi neil õnnestus paar tükki laenata neid. Mõned siis istusid ja mõned karkudega ja nad olid nüüd selle momendi teinud, et nad olid laenanud kuskilt ka mõned medalid, ordenid, need olid kurat rinda pandud ja siis mõned olid pannud hõbe või kuldpaberid, et hõbe ja kuldhambad. Ja kogu see killavor tuli siis ja järgmine päev oli suur jama. Mina tollal tegin Väinameret ja tuli rektorite, ka siin muide eraldi pikad jutud, tipirektor Boris Tamm siis ja et tuli käsk, et Tallinnas keskstaabis kiire nõupidamine ja mina olin 5 aastat poistest vanem, ma olin mereväes käinud ja mereväes siin Paldiskis oli ka paar juhust, kus üks allveelaev uputati kogemata ära ja nii edasi ja unustati siis, pandi kartsa seal mõned mehed, aga unustati, nagu öeldakse, muud karistused ära ja nõukogude ajal oli niimoodi, et kui üks karistus on olemas, siis teisi ei saa anda. See oli karistatud. Ja nüüd malevlaste puhul tuli käsk, et me peame välja viskama siis need tudengid, rühmade juhid ja 3 tükki oli ka konservatooriumi minu kontsi omad, et need tuleb päeva pealt välja visata, 3.-4. kursuse aktiivsed tublid tudengid ja ma ütlesin kohe poistele, et kuulge, lolliks olete läinud, ei, et see on käsk tulnud. Ja ma ütlesin, et teate, et teeme nüüd nii mehed, et palju neid on. Tartu Ülikoolist oli seal 5-6, Tipist, Erkist, Kontsist, Epast, nii nagu oli tollal igast. Ja ma ütlesin, et teate, ennetame, praegu kurat siin teeme neile valjanoomituse koos kaardile kandmisega. Tegime ära, edasi hakkas õudselt nalja saama. Järgmine päev Kurjev, meie rektor,
kutsub mu enda juurde, ütleb nii, Jüri, et kes need meie 3-4 tudengit on, et kohe tuleb nüüd valmistada ette seal need käskkirjad. Aga te teate, mäletate tollal, et ega niimoodi ei saanud, et ainult rektor oli 4 allkirja. Rektor, parteisekretär, ametiühingu esimees ja komsomoli sekretär. Et nende allkirjadega sai välja visata kõrgkoolist. Ja mina mängisin lolli, võtsin, kuna ma olen teatriinimene, võtsin kogu oma siis teatrioskused, mida mulle Heino Mandrid ja Järvetid ja kõik olid õpetanud tundides. Ma võtsin ja ütlesin rektorile väga niisuguse kurva näoga, ütlesin, et seltsimees rektor, et kõik on juba karistatud, mille peale rektor ütleb, juba välja visatud või? Ma ütlesin, et ei, palju hullem. Mis see hullem on? Ma ütlesin, et nad said range noomituse koos arvestuskaardile kandmisega. Mille peale rektor ütleb, see pole ju mingi karistus. Meil on käsk välja visata. Ma ütlesin, kahjuks ei saa enam. Ta ei uskunud mind. Ta ütles, aga teised ülikoolid. Ma ütlesin, samamoodi. Aga kuna me olime omavahel kokku leppinud, Tartu poiste ja Tallinna siin, siis ta läks kohe oma kabinetis telefoni juurde ja helistas siia rektor Tammele. Ütleb, et oot, et siin. Ja Tamm ütleb, et jah, et meile ka öeldi, et juba karistatud. Noh, aga me peame välja viskama. Ei, et juba on karistatud. Et miks ma teile seda räägin? Hiljem, kui ma lugesin niisugust loengut, mingi 150 gümnaasiumite direktorit paluti, et siis minu juurde tulid paar niisugust soliidses vanuses, ütlesid, et teate, et me ammu rääkisime oma lastele, et kui te seda Jüri Treid näete, et tänada, et tänu teile need ei visatud välja. Aga neid lugusi võib palju, aga see on ka seotud selle sama, ütleme, 30 aasta taguse looga, sest need inimesed, kes tollal olid erinevates liinides välja kasvanud, kas malevaliinis, kas mingi, kui soovite, ametiühingu liinis, nemad olid sel hetkel juhtivatel positsioonidel, nemad olid ka need, kes tegid seda laulvat revolutsiooni, kus kõik siis need loomeliidud olid ja kõik need, ütleme, sisuliselt meie eliit tol hetkel. Meeldib see või ei meeldi. Nüüd, kui taustast veel rääkida, üks väga huvitav moment on teie jaoks, et te mäletate, eks ole, et kuigi see oli nii lühikest aega, et ei pruugi lõpuni mäletada, kultuurikomitee loodi 88. aasta lõpus ja see oli aasta otsa. Meie muidugi tollane, siin võib-olla osa prouasi teavad, Iivi Tingre, ka olime kolleegid Kultuuriministeeriumis ja meile see jama ei meeldinud ja meie kirjutasime siis lollipeaga Iivi Tingrega protestikirja, meid siis kutsuti Toompeale ja noomiti ja öeldi, et ei saa üldse aru, kui tark tegu see on. Ja muidugi aasta hiljem kutsuti uuesti, öeldi ja vabandati, et jah, et kultuurikomitee läheb hingusele ja tehakse tagasi Kultuuriministeerium. Need mitmed suured veoautokoormad, blankette, mis läksid purustamisele, uued olid tellitud ja nüüd need uued läksid jälle omakorda purustamisele, templid, värgid, üle Eesti sildid, kultuurimajadel, blanketid. Tõenäoliselt see oli ka miljonites lollus, mis tehti. Aga miks ma seda teile räägin? Et kui nüüd see muutus oli ja kultuurikomitee kaotati ära, siis jäi ainult minister. Muidu oli nii, et kultuurikomitee esimees Kaarma oli ja Diree, kultuurikomitee esimehe asetäitja minister Sumera. Loomeliitude mees ka, aktiivne. Nii. Ja nüüd meile tuli kutse Moskvast, et kultuuriministrite nõupidamine. Ja muidugi Leppo Sumera, mäletate, Rüütel oli just teatanud sellest Eesti otsustest ja Gorbatšov siis on igal pool filmides näpuga siis näitab Rüütlile, et see tuleb muuta. Ja Sumera ütleb, et ei, et me ei lähe Moskvasse. Aga et te aru saate, alati, nii nagu ma alguses rääkisin, kultuurisuhted, et poliitikas võib olla need, ütleme, poliitiliselt me võime
olla väga tugevas vastasseisus, aga kultuuriliin on ja jääb selleks nabanööriks, et kui asjad on väga, nagu öeldakse, sitasti, siis kultuuriliin hoiab ja sealt tasapisi hakkab uuesti see võib-olla taastumise protsess mingil ajal peale. Ja vot, kui Leppo ütles, et me ei lähe, siis ma ütlesin, et tead, et mul Estonia teater on valmistunud aasta otsa Moskvasse minekuks. Vene teater läheb 2 kuuks, et oma plaane täita mööda Venemaad kuljaitama. Ersol on mitmed suured kontserdid, mis makstakse kinni sealt. Siis oli mingi mõisate projekt, et mida. Ja ma ütlesin, et meil ei ole mõtet praegu seda kultuurisuhtlust löögi alla panna, et vastupidi, et lähme kohale, aga me ei pea ju midagi allkirjastama. Ja Leppo vihastas ja ütles, et sellise jutu eest lähed nagu karistuseks sina, Jüri. Ja oligi nii, et te olete lugenud kõik Paltänava poisse ju, et kõik on suured polkovnikud või kolonelid ja üks on reamees, et mina olin nüüd see osakonna juhataja reamees ja ülejäänud kõik liiduvabariigid olid ministrid. Ja ma tuletan teile meelde, tollane kultuuriminister oli Kubenko, näitleja, režissöör, väga kuulus mees Venemaal, tema oli NSV Liidu kultuuriminister. Ja miks ma teile seda räägin, et kui nüüd Moskvasse jõudsin, et ma tegin kohe avalduse, et Eesti viibib kohal vaatlejana ja Eesti ühelegi dokumendile allkirjasi ei anna. Nii oli meil kokku lepitud. Nii nagu ikka, need, kes teil käes on hoidnud ajalehte Pravda kirjutas nii Pravdu, kirjutas, et Eesti on esindatud, aga Izvestia teatas selle lause, et Eesti viibib kohal vaatlejana nii. Aga miks see oli vajalik? Vaat see oligi see, kui tollal keskajalehed avaldasid laimu Eesti kohta, et Eestis tapetakse venelasi, pannakse bussidesse, saadetakse piiri peale, kogu aeg, niisugune jant oli. Ja meie tegime tollal, siis otsustasime, et teeme kirja, mille me saadame siis Moskvasse ja samuti Sovetskaja kultuurale ja nii edasi. Ja see on täiesti eraldi lugu, kuidas me selle vene keelte panime ja allkirjad kogusime. Ja te usute või mitte, see on seotud ka selle majaga siin, Boris Tammega, et akadeemikud, siis meie tuntud kultuuritegelased, me panime kõigile need tiitlid juurde. NSV Liidu rahvakunstnik seal, Gustav Ernesaks, Lenini ja preemiate laureaat, Eugen Kapp, akadeemikutest oli siit siis rektor, eks ole, siis oli rida ka nooremaid akadeemikuid, loomeliitude esimehed eesotsas Mikkiveri ja Sumere ja kõigiga andsid allkirjad sellele protestile, et miks laimatakse laulva revolutsiooni käigus Eestit. Et see ei ole nii. See, nagu te teate, tegelikult see kanditi nii nagu praegu need, ütleme, Ukraina ja Gruusia värgid, et tegelikult seal lõunas toimus jama, seal venelased mitte tuhanded, vaid 100 000 põgenesid ja seal põletati ja kõik. Aga meil seda ei olnud. Aga ometi avaldati ja kujutate nüüd ette kolleegiumisaalis Moskvas, ajakirjanikud, kaamerad, värgid ja teate, mis seal juhtus, seda nüüd võib rääkida. Kubenko, kes oli, ütleme, ta oli loomeinimene, aga ta oli selle Gorbatšovi meeskonna mees ja ta oli küllaltki negatiivselt häälestatud meie suhtes. Nii et ma pidin iga päev kuulama seal natsionaliste ja fašiste ja nii edasi, ka lõunasöökide ajal ja nii edasi. Ja tema ütleb, et näete, et teie seal, kultuuriministeerium, et Vene pool tahab teha siin ja teil tuleb ka meelde festivali Slavjanski Venok, Slaavipärg, mis juba 30. aastatel oli siin venelaste niisugune festival, kultuurifestival. Ja näete, teie kultuuriministeerium, et te töötate vastu, te venelasi kiusate taga. Aga me olime just seal 1-2
varem otsustanud, meil raha ei olnud, me olime paljud kui püksinööbid, otsustanud, et ükskõik mis hinnaga, ma isegi sealt oma teatri ja muusika pealt otsisin reservi, et me toetame seda Slavjanski Venokit ja eraldasime seal, täpselt ei mäleta, aga seda võib kunagi kuskilt arhiivist välja vaadata, et 200 000 seda. Ja nüüd, kui otse rünnatakse, siis mina tõusin püsti ja ütlesin, et teil on valed andmed, et vastupidi, meil on raske, aga me toetasime väga suure summaga. Ja minister sattus väga lolli olukorda, hakkas kokutama ja siis ütles, et aga juhul, kui teie nii suure summaga, et me ei saa siis vähem anda, nii et see Slavjanski Venok sai veel topelt, sest tema liidu kultuuriminister pidi ennast sel momendil kuidagi päästma. Ja hiljem, kui me Moskvast lendasime edasi Almatasse, kus Nazarbajev meid vastu võttis, miks ma teile seda räägin, mida te peate teadma laulurevolutsiooni ajast, Nazarbajev, siis seal juhtus niisugune piinlik lugu, mida ma olen tihti rääkinud oma tudengitele ja ka diplomaatidele, et Nazarbajev oli sel hetkel peale Gorbat teine, kolmas mees, poliitbüroo liige ja kõik. Ja Nazarbajevile anti tõenäoliselt ette see nimekiri ja Nazarbajev vaatab ja ütleb, et ja смотрю, Estonia тоже здесь присутствует, et ma vaatan, et Eesti on ka siin esindatud. Ja siis ta ütleb, et ja приветствую вас, et ma tervitan teid, ma tean, et te olete seal oma seadused vastu võtnud, keeleseaduse, мы тоже скоро принимаем, et me võtame ka vastu varsti selle keeleseaduse. Ma tean, et Moskva teid veidi seal nagu pitsitab, ei anna teile naftat ja seda, kui vaja, meie anname. Me aitame teid. Kõigil vajusid suud lahti, liidu kultuuriminister, kes tema paremal käel istus, hakkas üha rohkem tooli ja laua alla vajuma. Ja peale seda, nii nagu ime, et kõik järgmised 3 päeva, mis meid joodeti, söödeti, kõik käisid mind patsutamas. Et kurat, eestlased on ikka väga tublid. Ja siis, kui ma viimane päev tulime selle lennukiga ära, kõik olid väga purjus, aga kõigile need tibeteikad kurat kingiti ja Nazarbajev isiklikult käis saatmas. Ja miks ma teile seda räägin, et 2,5 aastat hiljem, kui me Nazarbajevit siin juba Lennart Meri presidendina riigivisiidil vastu võtsime, mille Lennart oli ära unustanud ja mind öösel kodunt välja aeti, siis lennuki trappi juures, presidendid kohtuvad ju tuhandetega, eks ole, ja lennuki trappi juures protokolli nimel tervitan, ütlen, et nüüd me sõidame edasi Kadriorgu, kus auvahtkond ja president ootavad teid ja ta hoiab kätt ja pärast ajakirjanikud küsisid ka, et mida te rääkisite, ma ei saanud öelda mida, aga näha on, et Nazarbajev vaatab, et tuttav nägu hoiab ja küsib, et простите, et мы с вами где-то раньше встречались, et kas me oleme teiega varem kohtunud. Ja ma ütlesin, et jah, härra president, ja ta uuesti püüab meenutada ja siis ma ütlesin, et teate, et me teiega koos Almatas, мы с вами вместе пьянствовали, et me koos jõime, sest nad olid kõik maani täis raisk seal. Ja selle peale ta ütles, помню, mäletan, приезжай, будем еще пьянствовать, et tule ja joome edasi. Ja me võtsime mitu korda hoogu siis, kuna ta palus tervitada oma Kremli pinginaabrit, meie tollast linnapead Ardo Aasmäed. Et me ikka võtsime hoogu, et lähme külla, las joodab rikas mees, eks ole, aga kahjuks me ei jõudnud sinna. Aga need on ka need niisugused momendid, kus, et te aru saate, ja Aasmäe ütles mulle, et kurat, mina teda õpetasingi, kogu aeg ta istus mu kõrval seal Kremli, saadikud Eestist, mäletate, eks ole, kõik need vainuväljasid ja Ardo oli ka, et mina talle rääkisin, kuidas tuleb riiki juhtida ja kõik. Mina teda õpetasin, nii et Ardo nagu omakorda oli siis jube hoos. Aga see oli seesama laulva revolutsiooni aeg ja selles suhtes ütleme, kuigi Nazarbajevist on tehtud, ütleme ka, et niisugune tagurlane, aga siin ongi nüüd see näide, mis juhtus Afganistanis praegu, eks ole.
et Ameerika ja kõik tulid välja ja et vot, et ega Kasahstan on ka, et see on natuke teine kultuur. Ja see, kui mingid meie tegelased, ajakirjanikud hakkavad rääkima, et vot, et seal ikka ei ole seda demokraatiat, aga see on teine kultuur. See on teistmoodi üles ehitatud. Me ei saa võtta selle latiga, et siin on teatud asju, mida ma teile ei saa rääkida, aga seal oli, et hiljem jooksiski üks jama läbi, millest ma aru ei saanud ja meie õlikuningas Lukas, kes oli Kasahstani aukonsul, kui ma välislähetusest tagasi olin, siis ma ütlesin, et kuule, et me ju nägime palju vaeva ja et Kasahstani Kasahstani vili ja kogu see eksport, et pidi läbi Eesti käima, Tallinna sadamat ja sinna me ta viisime riigi visiidi ajal ja et miks seda ei ole ja vot sealt tuligi siis see nüanss välja jälle, et miks teinekord teatud asjad ei laabu või nii nagu tänases lehes Vare räägib, et vot seesama poliitilised suhted Eesti ja Venemaa vahel hetkel, et kogu see Hiina transiit on läbi Soome suunatud ja seal on ummistunud, Euroopa on ummistunud, no te teate ise, mitte midagi kuskil pärale ei jõua praegu, hinnad tõusevad ja kogu see varustamine on omamoodi pea peale pööratud. Ja see on ka, ütleme, see riikidevaheliste suhete, kui soovite ka oskus diplomaatilise suhete loomisel, kultuurisuhted ja nii edasi, et need on need. Praegu me näeme, et teatud kultuurisuhted jätkuvad. Te teate, mõned päevad tagasi, eks ole, Ane Veski sai Peterburis siis selle, ma ei saa öelda nüüd keele peal, autasustati meie Peterburi Jaani kirik töötab, kontserdid, jumalateenistused, et teatud liinides see meie tollal alustatud muide kirikutegelased, Salumäe ja need, kes laulva revolutsiooni ajal uuesti alustasid tööd Peterburis ja seal oblastis, uuesti alustasid läbi Ingeri kiriku neid taastamissuhteid. Nii et need kõik on omavahel, kõik need asjad on väga tihedalt seotud. Ja nüüd üks võib-olla veel niisugune moment, et te saate aru, kui keeruline see aeg oli. Ma siin oleks teile lugenud siin ette, et see väliskultuuri vahetus, et kuna paljud olid kadedad ja ma mäletan isegi, te võite Sirbist ja Vasarast välja otsida, et mind ka rünnati tollal, et aga miks me ei avalda neid andmeid, et millised on meie tol hetkel otsesuhted lääneriikidega. Väga lihtsalt põhjusel, et ma ütlesin välja, et kui me oleks seda avaldanud, sellest oleks suur jama tulnud, esiteks oleks meid hakatud blokeerima, teiseks, te teate, eestlaste vahel on see kuulus kadeduse uss, et kui nüüd muusikud või seal lähevad, kohe kirjanikud ja kunstnikud, kurat, aga kõigi jaoks raha ei jätkunud. Ja selle tõttu ega me väga ei reklaaminud neid asju. Või tuletame meelde, see on kõik lahti kirjutamata, et kus toimusid Eesti kõige suuremad kultuuripäevad laulva revolutsiooni ajal? Kus? Saksamaal, Karlsruhes. See leping, mis me sõlmisime, see oli Leppo Sumera ajal ja siis Leppo juba valitsus kukkus ja siis Noorsooteatri direktor tollal sai ministriks, näete, ma hakkan ka vanaks jääma, tuleb meelde vist natukese aja pärast, et Kubo sai ministriks ja kuna Kubo
no nii nagu praegu rünnatakse Anneli Otti, et noh, inimesed on närvis, raha ei jätku ja siis hakatakse ründama, et ega siis minister, et siin on valitsuse otsustada, siin on vaadata, mis reservid on, kõik tahavad saada seal, et aga mis eelisjärjekorras, kas õpetajatele, kultuuritöötajatele, nendele, meditsiinitöötajatele, need on terve rivi. Ja selle tõttu nüüd hakata ründama, nii nagu tollal ka, mäletate, eks ole, Sumerat ka rünnati väga räigelt, kohe loomeinimesed on ju aldid kohe kirjasi koostama ja allkirju koguma. Et noh, see ei ole see tee, mis viib sihile. Seesama, mida ma siin valimistelgi rääkisin, kompetentsus, koostöö, sallivus, aga mitte vastandamine. Vastandamine ei vii meid mitte kuhugi, vaid veel suuremasse auku ja katastroofi. Ja nüüd ongi, et kui me räägime nendest sel hetkel need projektid, mis olid, Saksa riik eraldas 2 miljonit marka. Meil ei olnud isegi 200 000, mis valitsuselt tuli, aga see oli ju nagu puulehed. 200 000, ma ei tea isegi, võib-olla see oleks olnud mõni 1000 marka. 2000 Eesti inimest oli 2 kuu jooksul Karlsruhes. Näitused, teatrid, Estonia, Vanemuine, Nukuteater. Saksa rahadega tehti Eesti kunstialbumid, mis läksid üle maailma. Meie kogu eliit, sümfooniaorkester, kammerorkester, Hortus Musicus, kammerkoorid esinesid seal. Charterlendudega lendasime sinna ja tagasi. Ja see oli sel hetkel, kus me olime vaesed, meil ei olnud midagi. Mul siin isegi, ma võtsin selle Rüütli niisuguse pöördumise, mis Rüütel ette luges, et me oleme vaesed, aga me püüame, oleme tänulikud teile, Saksa riigile, aga et me püüame uuesti nagu Euroopaga ühineda. Seesama Karlsruhe oli ka üks see moment, kus ise ma laulule ütlesin, et esimesed 3 kontsertklaverit tänu sellele me müüsime ära, kuna sellesse lehte saksakeelsesse me panime viimasele lehele suure reklaami Estonia klaverist ja nii edasi. Et need kõik on võib-olla, nagu vene keeles öeldakse, meločno prijatnõi, aga Erso tegi esimesed lepingud, Erso käis esimest korda Rootsis, Peeter Lille juhatas, minu koolikaaslane ja kolleeg Estonias ja hiljem ka, et Erso Rootsi reisud, Saksamaa reisud, Soome reisud, Estonia, niisugusi reisus ei tule. Estonia me võtsime, odavalt saime Georg Otsa tüüpi laeva, mis talvel seisis Leningradis, ja selle laevaga 2 aastat järjest me käisime algul Põhjamaades, Taani, Norra, Rootsi, Göteborg ja järgmisel aastal Stockholmis, kus kõik Tubina ooperid ette kanti ja nii edasi. Ja see oli sel ajal, kus meil raha ei olnud. Neid näiteid võib tuua sellest laulva revolutsiooni ajast väga palju, mis tegelikult toimus. Ja siis üks asi veel, mida teile võib-olla rääkida, mida ka mõelda, et millal seda sobib. Et mäletate, ma rääkisin teile seda pidu Almatas. Mina olen mereväes, ma olen mereväeohvitser ja mereväes, kui ühesõnaga meremees peab oskama juua. Sellepärast, et kui on nii nagu sõjalaeva peal, kui mina teenisin, et kui on lahinguhäire, et sa ei ole niisuguses jobuolekus, et uputad selle allveelaeva ära. Samamoodi oli seal Almatas, et need ministrid jõid ennast ikka päris korralikult täis. Ja Gorbatšovi nõunik, muide akadeemika, niisugune tigede, kogu aeg vingusraisk, aga ta purjus peaga lobises välja ühe asja, mis meile
tuli pärast kasuks. Ta ütles, et Gorbatšov on andnud käsu ja need Vene siis eriteenistused, Nõukogude omad, et kuna Eesti tahab iseseisvuda, et siis Eestile ühtegi välispassi ei tohi Moskvast enam väljastada. Selle ta lobises selle purjus peaga laua taga välja. Ja nüüd ma jätsin selle kõrva taha ja kui ma Tallinna jõudsin, kuna me olime, see on eraldi pikk lugu ja naljakas lugu, me olime viinud, kuna Nõukogude Liidus väga paljud teatrid ja kultuurikollektiivid, muusikakollektiivid suleti, raha ei olnud. Kui mina käisin Moskvas nõupidamisel, muusika- ja teatrialasel, siis kõik minu kolleegid teistest liiduvabariikides ütlesid, Jüri, et mis toimub, et kurat, me paneme järjest teatreid kinni, muide ka Lätis, Leedus, rääkimata Venemaast või Ukrainast või et meil on väga palju enesetappe. No te teate, et loomeinimesed, kui dirigent või teatrijuht või kuulus näitleja saab teada, et tema teatrit enam ei ole või tema nagu seda kollektiivi ei ole, see läheb, nagu öeldakse, sulgemisele, et siis loomeinimesed, kes hüppab aknast välja, kes poob üles, kes joob surnuks ennast, nii et niisugust jama oli palju. Ja kõik vaatasid minu peale, et Jüri, et millal teil siis hakkavad need enesetapud, et miks te ei ole ühtegi teatrit sulgenud? Meie nipp oli sellest ei ole räägitud ja ma olen üllatunud, et meie teatriteadlased, need ei ole siiamaani aru saanud asjast. Aga teate, kes siis märkas seda, et nüüd, kui me tähistasime selle, näete, ma kogu aeg unustan ära, mul hakkavad nimede mälus, et Shapiro, kui Shapiro tähistas nüüd oma juubelit siin meie Nüganeni juures, siis mul oli ka kutse ja Shapiro ütles väga huvitava lause, ütles, et Estoniu povезло, et Eestil on vedanud ja mina küsisin, et mida ta selle all mõtles ja ta ütles, et Eestis olid 90. aastatel normaalsed kultuuribürokraadid, kes ei lasknud ühtegi riiklikku kollektiivi, ma mõtlen Kultuuriministeeriumi alluses, kinni panna. Ja tõesti, see oli, ja ma olen seda ka rääkinud, ja Leppo Sumera isegi oma elu viimastel päevadel tihti mulle helistas, kui ma välislähetuses olin, küsis, kuidas sul Jüri läheb. Aga see juhtus nii, et Leppo ministrina, kultuuriministrina sai käsu sulgeda kohe 2 teatrit, raha ei ole, Rahvusmeeskor, Hortus Musicus ja need väiksemad pilatpalad. Kui mind välja kutsuti ja ma selle käsu sain, ma olin muusika-teatriosakonna juhataja, siis esimese hooga ma vaatasin ja küsisin, kuna Leppo oli minust pool aastat noorem. Ma küsisin, et palju sa joonud oled. Ma mõtlesin, et öö läbi kurat jõi ja et segamini joonud ennast. Ta vihastas, oma ministritoolil ütles, et ma pole tilkagi joonud, peale lõunat hakkan jooma, Jüri, nagu alati. Nii. Ja mina ütlesin, et nii lolli käsku ma ei täida, mina Eesti kultuurilukku selle lollusega ei lähe ja ei soovita sul ministrina ka minna. Ta istus, tollal võis ju suitsetada, pani suitsu ette, tõmbas paar mahvi ja siis ütles, et sa oled vaba. Mina sain aru, ma olen vallandatud, sest ma keeldusin. Läksin oma kabineti, ise mõtlesin, ei kurat, ta vist jõi öö läbi. Kogu aeg oli see. Ja 2 päeva praadisin niimoodi, mõtlesin kõiki variante, et mis, ja siis ta tuleb mul pikki, te, kes te olete Kultuuriministeeriumis käinud, teine korrus, see pikk kitsas koridor kolleegiumisaali kõrval, ta tuleb mulle vastu seal ja kuskil 1,5 meetri pealt ma saan aru, et ta on purjus. Hästi tugev alkoholilõhn. Ta peatab mu ja ütleb, et kuule, sul on õigus, Jüri, et sellega ei tasuks vist kiirustada. Aga kuna mind oli ju praetud 2 päeva, siis ma emotsionaalselt ütlesin, kas sina lähed Erne Saksale ütlema, et me paneme rammi kinni 80-mehelise rammi. Ta ütles, loll oled või? Ma ütlesin, no kurat, ma käin tal üle päeva rammi direktoriga abiks, ta oli siis üleni all juba seal Oru tänaval. Ta on ju meie õppejõud, eks ole, et kuidas meie läheme talle seda teadet viima. Ja ta ütles, et aga Jüri, see käsk võib korduda ja tegelikult see käsk kordus, aga miks ma teile seda räägin, et kiiresti sai konsulteeritud, ta oli nagu audirigent juba, aga Olev Oja oli siis peadirigent, ma küsisin Olev Ojalt, et palju sul on vakantsi praegu rammis täitmata kohti, ta ütles 10, 80-st 10 oli täitmata Olev Ojal. Ja ma küsisin, aga kui palju sul on neid kõrgeid hääli, mis enam 5 ei pea ja nagu lambad all, kurat. Ta ütles, no mingi 10 on pensioniealised. Ma ütlesin, no võt, et nüüd me peame valmis olema. Ja kui käsk tuli,
siis me tegime selle vahekirja ja teatasime, et me oleme koondanud 20 RAM-i meest. Ja tänu sellele RAM pääses. Teatreid me ei puudutanud, sest teatrid me viisime üleliidulisse eksperimenti. Ja kõik teatrid on siiamaani säilinud, need Eesti teatrid. See on lihtsalt lugu laulva revolutsiooni ajast, kui meil ei olnud midagi ja kuidagi tuli laveerida ja olukordadest välja tulla. Et te teate. Ja võt ma hakkasin rääkima sellest, et lobiseti need passid. Et kuna Moskvaga meil oli teatrieksperiment ja noored mehed seal tahtsid tihti Tallinna sõita, aga te teate, et tollal oli niimoodi, et ega ei tulda lihtsalt Tallinna, et me pidime kutse tegema, et nad tuleksid tutvuma teatrieksperimendiga meil. Meie teatrid peale Nukuteatri olid viidud eksperimenti. Eksperimendi mõte oli selles, et miks mujal Nõukogude Liidus teatrid suleti. Mõte oli selles, et kõik raha, mida teatrid piletitulust said, jäi meile. Muidu riik võttis ära. Ja tänu sellele meil need teatrid püsima jäid, sellepärast, et see raha oli meie käes. Mis siis, et vähe, aga me ei andnud seda riigile tagasi. See oligi teatrieksperimendi üks mõtetest. Ja meie teatrid õnneks, et meil oli nii palju mõistust viia need eksperimenti. Ja selle tõttu ka teised kollektiivid, väiksemad pääsesid, sest on selge see, et kui oleks hakatud lammutama, siis oleks olnud täislammutamine, nagu seda mujal Nõukogude Liidus laulurevolutsiooni ajal tehti, koos muude jamadega. Ja nüüd passidega, et kuna me teadsime, et passe meile ei anta, aga minul oli üks juhus, kui mulle Estonia direktor helistas, ma olin Moskvas, ütles Jüri, äsja oli niisugune moment, et Estonia ballett Tiit Härmiga oli Jugoslaavias ja nii hästi võeti vastu, et need kutsutakse sisuliselt otse sama programmiga Itaaliasse. Aga te mäletate, et tollal passide tegemine käis 3 kuud. Ja et Jüri, et järsku saab Moskvast vanad passid. Ja võt see oli see moment elujuhus, et mul olid paar Vana-Tallinnat kaasas. Te teate, et nii nagu Poskal oli Napoleoni konjak Tartu rahu allakirjutamisel, nii minul oli alati Vana-Tallinn. Ka Peterburi Jaani kiriku taastamisel ma pärast tegin Podvedeni Togov, et kui palju me Vana-Tallinnat ära jõime kuberneri ja teiste tegelastega. Muide, see Putin ka kurat jõi seal seda Vana-Tallinnat. Et võtsin ette Vana-Tallinnat paar pudelit, et mul oli see nimekiri saadetud kähku, et mul on vaja 20 passi, välispassi. Ja mehed jagasid ära, ütlesid, et saadame, te teate Nõukogude ajal nagu meilgi, et need koputajad olid igal pool. Ja see tädi, kes nüüd valvas seal ministeeriumis teine korrus kõik need välispassid, Estonska, SSR, Latviska ja nii edasi. Ja nüüd tädi saadeti lõunale tunniks ajaks. Me võtsime natuke, trempasime Vana-Tallinnat ja me läksime sinna sisse ja nii nagu raamatukogudes vanades, et Estonska, SSR ja need niisugused karbid, ooperi- ja balletiteater Estonia, Vanemuine ja nii edasi. Ja seal alfabeetilises järjekorras need passid. Ja siis ma esimest korda nägin, kurat, et siin on minul endal oli Estonia lauljana 5-6 passi, nii punased kui sinised. Nõukogude Liidu rahvakunstnikel olid rohelised, diplomaatilised passid, näiteks Krummil, Voitesel, Anukaalul, kuna nad olid rahvasaadikud ka. Ja nendel olid ka diplomaatilised eriklassil, olid rohelised. Ja nüüd sealt tuli see idee, et kurat, nendel on nii palju, et venelased ei tea ju isegi, keegi ei pidanud aru selle üle. Ja võt nüüd oli nii, et me tegime iga kord kirja. Ühe korra sõitsime Zapožniga, Eesti Kontserdiga, 2 kohvriga tulime tagasi, tõime ära rahvusmeeskoori, hortusmuusikuse, kammerkoori, kõik nende passid. Teine kord läksime Estonia teatri direktoriga, tõime ära Estonia passid. 3. kord Vanemuise passid. Niimoodi me vedasime ära sealt, sellepärast tähtis oli vaadata, et see pass oleks kehtiv veel. Ja niimoodi sisuliselt
see üleminekuperiood 2-3 aastat, kui oli veel Vene piirivalve ja te mäletate, viimasel hetkel oli ka topelt Eesti ja Vene piirivalve, Eesti ja Vene toll, millest võib täiesti eraldi naljalugusi rääkida, kui me Estoniaga tulime tagasi ja kuidas me ületasime siin Tallinnas siis piire, et ühed ütlevad možna ja teised ütlevad nilsja, kurat, ja lolliks läheb. Et možna ili nilsja, možna ili nilsja. Võt niimoodi. Et see oli kõik see laulva revolutsiooni aeg. Nüüd ma olen vist kõik ära tüüdanud, aga ma lihtsalt tahtsin teile rääkida neid mõningaid lugusid, mis tollal siis olid seotud siis meie nende tegemistega ja ühtlasi ka Eesti, ütleme, diplomaatia taastamisega, riikidevaheliste suhetega ja ütleme, kõige muuga. Palju meil aega läks nüüd? Hästi palju. Vähe. Vähe sellest, mida sa tegelikult tead ja mida sa võiksid meenutada, aga tänud selle eest paar küsimust on siin kohe ka toon ja rahvusvahelise olukorra iseloomustamiseks paar lauset. Gorbatšovi välissuhete nõunik oli prantsuse filoloog ja ta on oma memuaarid kirjutanud, kus ta ütleb, Gorbatšov kohtus Prantsuse presidendi Mitterrandiga 4 silma vestluses, tema oli tõlk ja Mitterrand oli öelnud talle, ka ilmselt võib-olla väike konjak, Miša, ära muretse, meie ei lase sul nendel väikeriikidel, väikestel vabariikidel, Eestil, Lätil, Leedul sinu suurt ja õilsat üritust blokeerida. Nii et selline oli näiteks Prantsusmaa seisukoht. Sa meenutasid väga hästi Saksamaa toetust siin ja nii edasi. Ja Ameerika samuti. Ja Ameerika ka, jah. Ja meie Soome sõpradest ei hakka rääkimagi vist. Ja nii see Anne Veski Balti tähe sai. Ja Balti tähe, jah. Aga see pole. Nii, siin on üks küsimus, mille ma kahjuks oleks pidanud algul ütlema, need inimesed on läinud. Meie tavapärane algusaeg kell 14. Täna on erandlik. Nii et 2 nädala pärast kell 14 kohtume siin aulas, kui Jumal lubab ja me kõik niimoodi maskides käime ja vaktsineerime ja laupäeval ei lähe Vabaduse platsile lolli mängima. Nii, aga nüüd 2 kirjalikku küsimus siin. Üks delikaatne küsimus ka. Tänases loengus on üles loetud väärikaid isikuid, kes on andnud oma panuse Eesti riigi iseseisvuse taastamisse. Minu arust oleks võinud ära mainida ka Edgar Savisaare nime, ikkagi Rahvarinde ja Balti keti autor. Tegi muudki kasulikku. Ja ma vabandan, mul oli siin kirjas, et Savisaar oli kohe esimeste seas, aga ma sattusin nii hoogu, et ma mõtlesin, et Rüütel, Väljas, Savisaar, Heinz Valk, Lippmaa, et neid, see oli terve meeskond ja mul on siin paberi peal kõik nad kirjas. Nii et, väga hea, ma ainult korraks teie tähelepanu, hea, et te ütlesite, ma oleks tahtnud sellest rääkida. Ma oleks tahtnud oma esinemist alata niisuguse küsimusega, ma olen seda tihti küsinud, et 20. august, ja sealt oleks siis nüüd tulnud siis see jutt Savisaarest pikalt, et 20. august, kuna ma vastutasin riikliku protokolli eest, et siis, mis te arvate, mis aastal esimest korda tähistati riiklikult 20. augusti? Kas keegi suudab öelda, sellele alati pannakse vale vastus ja paljud akadeemikud ja targad mehed on öelnud, et Jüri, tõesti, jah, et see pole võimalik, aga jah, see on võimalik, et niisugune jama oli. No, kas keegi pakub? Millal esimest korda ametlikult otsustati tähistada? Kuidas? Ei ole. Ilves, see on nüüd ajakirjanduses jama, etakse
Ilvesest me võime siin pikalt rääkida ja see, ta tegi lihtsalt oma poiste pidu roosiaias ja see ei ole üldse seotud sellega. Ta lihtsalt kasutas ajas ära selle. Aga ma vastan teile. Hiljuti me Heinz Valguga tuletasime meelde, kui ma andsin talle üle selle autasu nüüd lipupäeval Toompeal koos Jüri Ratasega lipuseltsi nimel ja Riigikogu nimel. Et 5-6 aastat järjest ma panin aastaplaani, mida valitsus nõudis, sisse 20. augusti ja iga kord nii Riigikogu kui valitsus ütles Jüri, Edgari päeva me ei tähista, lõpeta see jama ära. Ja vastasseis, kuna Riigikogu ja valitsus olid tollal Toompeal siis koos, vastasseis koridorides igal pool oli väga võimas. Et Edgari päeva ja mina ütlesin, et aga mis puutub Edgar, et seal oli ju terve meeskond. Me teame ju, me võime lahti kirjutada, kes kus oli ja mida tegi, eks ole. Siin võib praegu kuna küsimus, et miks ma ei öelnud Savisaart, aga miks ma siis ei öelnud Lauristini ja nii edasi. Siin võib, see oli terve meeskond, eks ole. Aga nüüd juhtuski niimoodi, et miks ma sellest ei ole tahtnud rääkida ja nüüd paar ajakirjanikku küsis ja minu meelest üks Rootsi ajakirjanik isegi avaldas, aga meie ajakirjandus, ma ei saa aru isegi, et mis see on, kas kardetakse või ei taheta sellest rääkida, et nüüd, kui me tähistasime 30 aastat taasiseseisvust, siis juhtus väga naljakas lugu, et ma tegin valitsuse aastaplaani. Tegelikult oleks pidanud veel Kaevats oli mul siia kirjutatud ka Ülo Kaevats, eks ole, kes siit ridadest ka ja ma panin sisse vabariigi aastapäeva, tähendab Tartu rahu, vabariigi aastapäeva, võidupüha ja kirjutasin valitsuse plaani sisse ka 20. august, nahaalselt lihtsalt ja see oli 1998. aastal, tähendab 7 aastat peale Eesti Vabariigi taasiseseisvumist. Aga milles on asi? Meie ju teame, meiesugused bürokraadid. Valitsus väga tihti ei ministrid ega peaminister ei viitsi lugeda pabereid. Ja seal see kirjutati alla, anti tagasi, öeldi, et korras hakka tegelema. Mina käivitasin kõik. Ma otsisin Eesti Televisioonist oma vanadelt kolleegidelt arhiivimaterjale, hakkasime monteerima neid asju, osa oli kustutatud, osa tuli kuskilt eraarhiividest leida ja valmistusime selleks. Aga nüüd televisioon esitas mulle arve selle montaaži kohta, nagu ikka, eks ole. Mina saatsin arve Toompeale, jube kisa tõusis Jüri, me ütlesime, et me Edgari päeva ei tähista. Ma ütlesin, kurat, te ise kirjutasite alla selle paberi, ei ole võimalik. Siis hakati kontrollima, võeti välja, kurat, ongi, et 20. august ka, ma ütlesin, no mina teen nii, nagu teie alla kirjutasite. Samamoodi ma olin tellinud, see on eraldi pikk jutt, rahvusmeeskoril laulma Toompea sinna sisehoovi. Ramm tuleb maksta, pingid toolid, mis sinna toodi 500 inimesele, et kõik need asjad ja näituse tegime ja nii edasi. Ja võt siis nagu oli esimest korda, kus tähistati pidulik kava, see, kuidas seal need kõned värgid, kuidas tekkisid konfliktid peaministri ja nende vahel, kuidas Nugis öössel sõimas mu läbi, et parajad vennad olete, aga mina ütlesin, et te sõimate vale inimest, mina tegin ettepaneku tähistada seda päeva, aga minu küsimus on, kas te esinete kõnega, televisioon, raadio kannavad üle, ei Jüri, et ma ei esine, kuna ta oli sealt, ta sai teada, et ta oli maha tõmmatud sealt. Ma hoiatasin peaministrit, ise vaadake, kes peaminister oli, ma ütlesin, sellest tuleb jama. Ja tuligi, ja täpselt veerand tundi hiljem peaminister öössel helistab, ütleb, pane see kuradi Nugist tagasi. Ja et helista talle, ma ütlesin, et aga miks mina pean helistama, et kui teie kurat otsustate Toompeal, helistage ise. Ei, Jüri, ja ma valetasin, ma ütlesin, mul pole Nugise telefoni. Muidugi meil olid kõik telefonid ju, eks ole, ka presidendi oma ja mul ei ole telefoni. Kohe valvesekretär helistab, annab sulle telefoni. Ja siis, kui ma Nugisele helistasin, esimesed 3-4 minutit oli laussõim, ta oli niisugune jõuline. Ja siis, kui ta esimest korda hingas, ma ütlesin, et vale inimest sõimate, mina lihtsalt tegin ettepaneku tähistada, aga mina ei otsusta, kes esineb või mitte. Ja sellepärast me küsime, kas esinete või ei?
ei esine. Ma ütlesin, homme hommikul kell 10 läheb kavatrükki, kella 10-ni ootame, võib-olla mõtlete ringi ja panin toru ära. Hommikul paar minutit enne 10 helistab telefon, Nugis ütleb, kuradi mölakat sa loodad, ühesõnaga ma esinen. Muidugi mitte 3, vaid 8 minutit, telesaade läks lõhki, Laar esines 10 minutit, kõik olid seal, et mina päästsin Eesti Vabariigi. Et see on see tegelikult, mis siis oli. Ainult sellest me väga ei räägi. Aga siit on see vastus ka sellele pikk nüüd, et jah, nii Savisaar, terve plejaad oli neid, kellel igal ühel oli oma, ja siin saalis on kindlasti väga palju neid, kes võivad samamoodi rääkida. See, kui me katsime Balti ketti, kui me vedasime, kui Rahvusraamatukogu palus, et Jüri anna meile orkester, anna meile need, ja kui me vedasime neid kaableid, kaevasime neid kraave seal, see kõik oli. Ja selles tuhanded ja 10 000 inimesed osalesid. See oli. Nii et ma väga vabandan, et ma ei jõua kõiki nimesi ära nimetada. Ja üks küsimus kirjalikult veel. 3-keelne laul Ärgake Baltimaad oli saadaval internetis, kuid nüüd on kõrvaldatud. Miks? Seal võib-olla on midagi seoses autorikaitsega võib-olla, et mul on praegu raske vastata, et vahel on, et kui on mingi autorluse liin, siis võib-olla on tulnud mingisugune protest ja siis tõenäoliselt peavad nad siis otsima ja vaatama, et mis on seal taga. Ma kahjuks ei teadnud seda. Ei, selge. Sa jätad meelde võib-olla selle ja see tasub veel täpsustada edaspidi, aga me kuulsime suurepärast ettekannet täna meenutamaks 30 aasta taguseid sündmusi ja Jüril oleks siin palju ja palju veel rääkida selles valdkonnas, aga suur tänu sulle tänase ettekande eest, väga huvitava ettekande eest. Daamid ja härrad, tänud kuulamast, kohtume loodetavasti 2 nädala pärast kell 14. Püsigem terved!